Tšau, mina Piret siin. Kuidas teil vahepeal läinud on? Nagu te pealkirjast juba lugeda võite, siis täna ma vastan teie küsimustele. Eelmises videos siis ma palusin teil video alla jätta mulle küsimusi, millele ma võiks teile vastata. Ja kuna neid küsimusi tuli päris korralikult, siis hakkame kohe pihta. Ma lugesin enne need küsimused läbi ja päris palju küsimusi oli minu vanuse kohta. Ehk siis ka esimene küsimus põhimõtteliselt on vanuse kohta ja on küsitud, et mis aastal ja kuupäeval ma sündisin. Et siis ma olen praegu 35-aastane, ehk siis ma sündisin 1984 ja minu sünnipäev on 26. septembril. Ja seda küsis siis Stella V. Elisabeth küsib, oled kunagi tahtnud üksi olla, et keegi sind ei näeks ja ei räägiks sinuga? Kuna ma olen alati olnud selline omaette nokitseja, kunstiinimene, siis ma arvan, et väga palju on selliseid hetki, kus ma tahan olla üksi omaette ja midagi tegutseda, teha. Muidugi meeldib mulle ka oma sõpradega, oma perega kokku saada ja selles mõttes mulle meeldib suhelda ja olla, aga ma tean, et rahvarohked kohad ja inimeste seltsis viibimine väsitab mind. Ja ma ei ole ka võib-olla siin väga seda siin YouTube'is rääkinud, aga tegelikult mul on aeg-ajalt päris hull sotsiaalne ärevus. Nii et mulle väga meeldib olla ka omaette. Kunagi oli üks selline lause, et igav inimene on see, kellel hakkab üksi igav, et mulle ei hakka vist kunagi üksi igav. Aga mulle meeldib ka aeg-ajalt inimestega kokku saada. Nii et jah, selline vastus sellele küsimusele. Avelana Oja küsib, kui ma tuleksin sinu ukse taha ja küsin, kas sa tahaksid kahekesi minuga videot teha, mis sa ütleks? Ja siis teine küsimus on, kas kunstikool maksab? Ma ühe korra juba kuulutasin välja sellise video, kus ma siis tegin oma vaatajatega video ja kuna varem ka olid mitmed küsinud, kas nad saaksid koos minuga videot teha, siis selle mõttega ma selle asja välja kuulutasin ja kuna ma just enne mainisin oma sotsiaalset ärevust, siis ma arvan, et ma võib-olla väga ei julgeks võõraste inimestega nagu omavahel videosid teha, aga sulle võib-olla lohutuseks ma võin öelda, et võib-olla kunagi saab veel teha selliseid videosid, kus me midagi kamba peale toredat teeme, nii et jah. Ja küsimus, kas kunstikool maksab, siis jah, vähemalt Jõgeva kunstikool on tasuline ja kunstikooli hinnad ja asjad on täpsemalt üleval kunstikooli lehel, mis on siis kunstikool.edu.ee, kui teil on huvi. Remi Leht küsib, kui kaua sa oled seal elanud? Ma eeldan, et see küsimus käib minu korteri kohta, mille kohta ma olen ka korterituuri teinud. Võib-olla kui te ei ole seda näinud, siis otsige minu korterituuri video. Ma olen siin korteris juba praeguseks elanud siis vist 5 aastat. Ja Remi Leht on ka küsinud, mitu korda ma olen kolinud. Ühe korra me kolisime lapsepõlves Jõgeva ühest linnaosast teise ja kõrgkooli ajal sai päris palju kolitud. Kuna ma tulin suviti alati koju tagasi, siis põhimõtteliselt igal õppeaastal ma elasin erinevas kohas ja vist ühel õppeaastal isegi mitmes kohas. Tartus ma olen päris mitmes kohas elanud, siis vahepeal ma elasin Tallinnas. Ja enne kui ma endale selle korteri ostsin, elasin ma veel korra lapsepõlvekodus, nii et jah. Liisu Allese küsib, kas sul on loomi? Muidu oled väga lahe. Aitäh! Jah, mul on loomi. Mul on kass Nupsik. Just täna öösel Nups tuli magas minu kõrval ja pani une pealt oma käpa mulle hästi õrnalt nina vastu ja siis ma ärkasin üles ja ta vaatas mulle heldinud näoga otsa. Ja kunagi, kui ma väike olin, siis oli meil Siiami kass nimega Gita. Lisaks sellele oli mul õel ja vennal minijänes ja neil oli veel 2 merisiga ja mul on olnud liivahiir ja valge rott ja kuldkala
ma ei tea, vist sai kõik loomad praegu. Emal on veel kass Aadu, nii et loomi on palju. Venele küsib, mis kelleni vabal päeval magad? Ma ei tea, mul on unega nagu periooditi täiesti erinev olnud, et on perioode, kus ma olen nagu hästi pika unega olnud, et nagu kui vaba päev oleks, siis laseks kas või 12-ni välja. Aga praegu viimasel ajal ma olen ärganud vabadel päevadel ka mingi 8 või 9 üles ja tunnen ennast nagu suht puhanuna. Oleneb ilmselt mingist perioodist ja võib-olla on see veidi ka suviti, talviti erinev, ma ei tea. Annabel Kallo küsib, kuidas Jõgeva meeldib? Kuna ma ise oma elukaaslasega elan Jõgeval, kuna mu ema, isa, 2 vanamat elavad ka Jõgeval ja siis on minu jaoks Jõgeva väga tähtis koht. Ja sellises väikses linnas on ka hea elada, kuna kõik on käe-jala ulatuses, postkontor, pood, apteek, kõik on 5 minuti kaugusel ja kui on vaja linnas asju ajada, siis saab see väga kiiresti tehtud. Ja juhul, kui on vaja minna teatrisse, kinno või mingil muul põhjusel kuskile, siis on Jõgeva suht Eesti keskel, nii et Tartu ja Tallinn ei ole ka väga kaugel. Nii et ma ei tea, minu meelest on Jõgeva päris tore koht, kus elada. Marianne Õim küsib, kuidas tuli mõte YouTube'iga tegelema hakata? Ja sulgudes on videotega. Kui ma olin väga väike, siis sünnipäevadel ja üritustel alati filmiti, nii et õnneks on minust ja minu ühest vennast toredaid koduvideosid juba lapsepõlvest saadik, kuigi siis ei olnud nagu kaameraid veel väga kõigil, nagu meil tänapäeval on telefonid. Et videode tegemine ja filmimine on mind nagu alati köitnud, et lapsena sai tehtud ka selliseid videosketše sõbrannadega, sõpradega. Et selline videokunst on mind nagu alati huvitanud. Kunagi ma mõtlesin, et ma tahaks hakata muusikavideosid tegema. Ja mida ma olen ka iseenda jaoks teinud, nii et see soov on mul ka täide läinud. Et nagu videosid jah, ma olen nagu päris ammu teinud. Et ma arvan, et neid põhjuseid, miks nagu YouTube'iga tegeleda on erinevaid. Aga ühtedeks põhjusteks kindlasti on olnud see, et mulle meeldib videosid teha. Siis fakt, et ma tundsin, et ma ei oska kuidagi nagu kaamera ees istuda ja nagu rääkida, kui ei ole kedagi inimest nagu ruumis rohkem, et mulle tundus, et see jutt ja kõik tuleb nagu nii ebaloomulikult, et nagu juba puht huvist, et kas ma suudan ennast nagu treenida nii, et ma suudaksin nagu vabalt kaamera ees rääkida. Üks põhjus veel, ma olen seda YouTube'i nagu kasutanud enda nagu videopäevikuna või siis ma kujutan ette, et kunagi tulevikus on võib-olla huvitav neid videosid vaadata. Ja kolmandaks, kuna jah, mul inimestega suheldes on võib-olla raske leida sõnu ja rääkida, siis ja ma alati nagu ei ole ka enda nagu sõbrannadega suheldes nagu saanud nagu kõike päris nii välja rääkida, nagu kui ma olen nagu tahtnud, et ma ei ole võib-olla suutnud oma mõtteid niimoodi väljendada või leidnud nagu seda hetke, et nagu mingi juttu selliseks tiibiks ajada. Et siis see on võib-olla selline teistsugune lahendus sellele, et ma suudaks oma mõtteid kuidagi avaldada ja oma mõtteid videosse kirja panna, sest et ma tunnen, et ma olen liiga püsimatu, et nagu tekstina seda kirja panna ja kas mingi blogi pidada või raamatut kuidagi kirjutada. Et jah, sellised põhjused, miks ma YouTube'iga alustasin. Nii, Marianne Õim on veel küsinud. Kui saaksid reisida ükskõik kuhu, siis kuhu sa reisiksid ja mis on sinu unistuste sihtkoht? Ma ei teagi, kas ühte sellist kindlat lemmiksihtkohta olekski, et ma ei tea, võib-olla mingi Uus-Meremaa või Indoneesia või mingi selline eksootiline koht või siis Itaalia, Veneetsia. Ma ei ole näiteks käinud nendes kohtades veel. Ma ei tea, kommenteerige, soovitage näiteks mingeid kohti, kus te olete ise käinud ja mida te soovitaksite külastada. Et äkki ma võtan selle enda unistuste ja soovide nimekirja. Pistikupesa küsib mu käest, kas paned veel mõnes videos kassile kaamera külge? Kuna ma saan aru, et mu kassi nagu ennast nagu see kaamera üldse ei häiri või ta ei saa arugi, et tal on midagi rihma küljes,
siis ja kuna ta nagu kirburihma kannab niikuinii kogu aeg, et siis ma arvan, et võiks küll veel lasta tal filmi teha, no rohkem suvel siis võib-olla. Ja ühe selle kassi video ma panin ka Facebooki kassisõprade foorumisse üles ja ma sain sealt nii palju nagu kurjasid kommentaare, ma ei tea, rikun seadust ja et üldse kassid ei või tegelikult õues käia ja nii edasi, et ma saan aru jah, et seaduste järgi nagu linnas ei tohiks kassid väljas käia, aga kuna Nupsik oli ennem tänavakass ja ta on siinse ümbruskonnaga juba kassipojast saati tuttav ja ta lihtsalt ei püsiks toas, nagu ta kogu aeg nagu tahaks õues olla, ta on isegi mõned ööd õues nagu, kuigi ma ise nagu muretsen, et äkki tal on külm või midagi, aga kuna ta ongi õues nagu üles kasvanud ja olnud tänavakass, siis ma tean, et ta saab alati hakkama, tal on mingid kohad, kus ta käib ja lihtsalt ta nagu ei püsi toas, et õnneks ta praegu praktiliselt ikkagi iga öö tuleb tuppa ja on nagu siin kodus ja ahju ees ja selline peaaegu kodukass, siis ma ei suuda teda nagu vangis hoida ja lihtsalt toas hoida. Aga ma ei tea, kui teie neid videosid näha tahaksite ja siis ma võin seda teha ja minu kassi ei häiri nagu see küll, et see väike kaamera küljes on. Keia küsib, kas sa tahaksid endale lapsi? Jah, mõned videod tagasi ma tegin ühe sellise video, kus ma rääkisin sellest, kuidas inimesed on mind väga palju survestanud lapsi saama. Siis sellegipoolest ma ise usun, et minust saab kunagi ema, aga võib-olla lihtsalt mitte väga lähiajal. Ütleme nii, et iga asi omal ajal. Ja teine küsimus temalt on, ja mis nimed sa paneksid oma lastele? Kunagi, kui ma olin väike, siis mul oli nagu märkmik, kus ma panin igasuguseid asju kirja, mis mul oli vaja. Ja seal oli ka mul ilusate nimede nimekiri, mida ma mõtlesin, et kunagi võiks oma lastele panna. Praeguseks ma ei tea, kus see märkmik on ja ma arvan, et ma olen võib-olla nende nimede osas meelt muutnud. Ma arvan, et pigem ma neid nimesid kasutasin oma väikeste muinasjuturaamatute juures ära, kus oli vaja siis tegelastele nimesid. Ma ise nagu tugevalt usun ka seda, et igale inimesele sobib just see õige nimi. Et ma arvan, et kui ma kunagi oma last näen, talle silma vaatan, siis nagu alles tekib see õige nimi sellele õigele inimesele. Ma arvan, et lihtsalt sellist ilusat nime varem ennem kirja panna, ma arvan, et ei olegi nagu mõtet. Kindlasti kõrva taha mingeid toredaid nimesid on nagu tasub panna, aga jah, ma arvan, et see õige nimi tuleb õigel hetkel. Karoliina Sild küsib, kuidas kohtusid enda elukaaslasega? Oma elukaaslase Andresega tegelikult ma olin juba tuttav praktiliselt kooliajast. Me ei olnud küll otseselt suhelnud, aga ta oli ühe minu väga hea sõber. Meil on ühine sõber nimega Pearu, kellega sai kunagi väga palju suheldud, kellega sai käidud ka Andreses sünnipäeval ja Pearul ja Andresel on ka väga tore üldse selline sõprusringkond, kes hoiab suht kokku ja kes siiamaani väga hästi läbi saavad. Nii et ma ei olnud jah, Andresega küll varem väga suhelnud niimoodi üks-ühele, aga me teadsime üksteist ja ta on mulle ka kogu aeg sümpaatne olnud. Nüüd siis paremini tuttavaks saime me üle-eelmine aasta treffil siis, kus ma läksin oma sõbranna Mairiga. Tšau Mairi! Nii et aitäh Mairi, et sa mind sinna treffile viisid ja tänu kellele ma põhimõtteliselt siis Andresega rohkem suhtlema hakkasin. Lühikene vastus siis, et tegelikult Andrest ma teadsin päris ammu. Karoliina Sild küsib veel, mis on saanud nendest hiirtest, kes su seina taga elasid? Karoliina on väga tähelepanelik minu videode vaataja vist. Jah, ma ühes videos rääkisin sellest, et mul olid seina sees hiired. Kuna see talv on väga soe olnud, siis ma arvan, et nad käisid seal seina sees mõned korrad ja ma ei ole rohkem õnneks neid kuulnud. Või teine võimalus, et nad läksid seina seest kuskile, ma ei tea, kas ülesse korrusele naabrite juurde või lihtsalt ma ei ole praegu õnneks neid rohkem kuulnud. Ja kolmas küsimus, mis ta küsis, on, kas oled kuskil õppinud kunsti? Laste kunstikoolis ma otseselt ei käinud, ma käisin lapsena kunstiringis
Mõned korrad ma küll käisin Suur-Anne Jõgeva kunstikoolis, aga kuna mul oli 100 muud hobi ja tegemist ka, siis ma kuidagi ei püsinud seal. Ja enne Tartu Kõrgemasse kunstikooli sisseastumist, mis siis praegu on kunstikool Pallas, ma käisin veel Põltsamaa kunstikoolis ja võtsin sealt mõned eratunnid, et kiiresti saada ülevaade, et mida seal küsida võidaks. Ja põhimõtteliselt panin endale kirja, et millised on inimese proportsioonid ja kuidas perspektiivi kasutatakse ja nii edasi. Ja kuidagi nendele vähestele tundidele vaatamata õnnestus mul saada sisse siis Tartusse praegusesse Pallasesse ja ma õppisin seal tekstiilikunstnikuks. Ja minu lõputööks oli moekollektsioon, sest et ma arvasin sel hetkel, et ma tahan saada moeloojaks. Aga ma tundsin, et päris see eriala ei ole ikkagi minu jaoks. Ja kuna peale konkreetse eriala õpetatakse seal ka muid kunstialasid, joonistamist, maalimist, skulptuuri, kompositsiooni, fotot, kõike, siis õnneks ma sain sealt sellise põhja alla, et ma olen praegu siis lastekunstikoolis õpetaja. Marta Schneider küsib, kes su lemmikloom on? Ma arvan, et mulle väga meeldivad kassid, aga ma arvan, et kõik loomad on toredad. Ja ma tahaks võib-olla ratsutamas käia, aga mul ei ole võib-olla nii paljude hobide jaoks aega. Mis su lemmiktoit on? Mulle väga meeldivad Aasia toidud ja ma ei teagi, mul ei olegi võib-olla otseselt mingit lemmiktoitu, et mul on võib-olla mingid kindlad lemmiktoidud, mida ma väga tihti teen. Marta Schneider on veel küsinud ka, kas sulle maitsevad verivorstid? Iseenesest jõulude ajal mulle meeldib süüa verivorsti, sest et see tekitab sellise jõulutunde, aga no niimoodi aastaringselt ma võib-olla verivorsti ei söö. Ja ma arvan, et mulle meeldivad need mingid peenemad verivorstid ka rohkem. Aga kuna mu õde on taimetoitlane, siis mu ema on teinud ka väga häid vegan verivorste, nii et jah. Aga siit ma küsin kohe vastu, kas sulle endale meeldivad verivorstid? Helena G. küsib. See küsimus näeb väga huvitav välja. Siin on punane süda versus kollane süda. Ma ei tea, kas see on sõprus versus armastus või mõlemad on väga vajalikud ja ma arvan, et mõlemad käivad ka käsikäes. Koerad või kassid? No tegelikult mulle meeldivad mõlemad, aga ma arvan, et ma eelistan kasse. Nutt või naer? Ma arvan, et erinevatel elujuhtumitel on mõlemad vajalikud. On vaja naerda ja on ka vahel vaja ennast tühjaks nutta. Päike või kuu? Või on see valgus või pimedus? Mulle väga meeldib soe ja päikseline ilm ja suvi, aga mulle väga meeldib ka õhtu pimedus, küünlavalgus, sest mulle väga meeldib õhtul pimedas näiteks muusikat kirjutada ja mulle meeldib väga õhtul pimedas väljas jalutamas käia, kõrvaklapid peas ja muusikat kuulata. Ja viimane küsimus on, kas Eesti või Soome? Kuna ma ise elan Eestis, siis mulle väga meeldib Eesti, aga ma usun, et Soome on ka päris tore koht. Gelma Gramotin küsib, mis stiili laulud sulle meeldivad? Mulle üldse meeldib väga muusikat kuulata, head muusikat kuulata väga erinevatest stiilidest, klassikalisest muusikast kuni popi, trummipassi ja ma ei tea, elektroonikani välja. Aga mingi päev ma just mõtlesin, et kui ma tahaks kellegiga teha bändi, siis ma arvatavasti teeks hea meelega sellist funkit muusikat. Nii et kui keegi teist tahab bändi teha, siis davai, teeme siukse groovy ja funki bändi. Jane K. küsib, mis on su lemmiklill? Mulle väga meeldivad taimed, loodus ja lilled. Ma ei teagi, milline lill mulle kõige rohkem meeldib. Viimasel ajal mul on väga sellised roosad poengid meeldinud ja võib-olla meelespead. Üheks mu lemmikuteks lilledeks on ka piibelehed olnud. Aga need olid praegu kõik küsimused, mis mulle on saadetud. Sorry, kui te saatsite hiljem mulle küsimusi ja need ei jõudnud siia videosse. Ma üritan teile video alla nendele küsimustele sel juhul vastata. Järgmises videos te juba näete mind oma teise vanaema riideid selga proovimas.
Palun like seda videot, kui see teile meeldis. Palun kommenteerige ja vastake ise ka nendele küsimustele, mis te mulle küsisite. Mulle meeldiks väga teie vastuseid lugeda. Ja subscribe'ige, kui te veel seda teinud ei ole. Ja näemegi teiega juba järgmises videos. Ja näemegi teiega juba järgmisel kogu aeg läheb sassi. Ja näemegi teiega juba järgmisel korral järgmises videos. Tšau!